tulemast meie kooli 60. lennu viimase koolivõlla aktusele. Taas on käes aeg, mille meie kooli üheksandikud on valmis jätkama oma teed eemal sellest majast. Teist igaühte ootab ees enda valitud tee, mis viib teid lähemale iseenda unistusele. Jääb vaid loota, et omal ajal tagasi vaadates saate hea pilguga vaadata meie kooli poole. Aga täna on päev, mil saame veel koos aega veeta. Kallid üheksandikud, alustame aktusega, mis on pühendatud teile. Nüüd astuvad meie ette esimese klassi õpilased, kellel on teile ka väike kingitus. Armsad esimese klassi õpilased selle toreda laulu eest. Järgnevalt annan sõna meie kooli õppejuht Tiina-Johanna Pihlakule. See oli teile äratuseks. Korralik pasun teeb sellist häält. Aga olete nüüd kõik ärkvel. Väga tore. Ma saan aru, et me oleme täna ülemeelikud. Ka mina, aga see, mida ma teile nüüd öelda tahan, tegelikult eeldab, et olge päriselt minuga. Samal ajal ei saa rääkida, kui silmad on kinni. Teeme siis niimoodi, et selle 2 tunni vältel, mis ma teile nüüd seda loengut pean, te panete vaikselt silmad kinni. Ja? Olgu nii kaua ei lähe, aga pange päriselt silmad kinni. Ma teen oma kõige meditiivsemat häält, mida ma suudan, ja teie lihtsalt lasete selle info endast läbi. Ja kui midagi sinna kuskile 2 vahele pidama jääb, siis kas või üks mõte, mida sa sellest kaasa võtad, siis on väga tore. Nii, silmad sulguvad. Silmad sulgusid. 3, 2, 1. Maailm oli siin enne meid. Maailm ei võlgne meile mitte midagi. Kui inimene sünnib, saab ta kaasa oma jõu, millele toetudes siin elus hakkama saada tuleb. Enamik inimesi soovib olla milleski edukas. Suur osa inimestest ei tee aga selleks mitte midagi peale soovimise. Ja ära ole nüüd üllatunud, kuuldes, et pelgalt soovimisest ei piisa. Tõepoolest on tarvis tegutseda. Paku endale pinget.
edu taga on kindla mõttemustri järgimine ehk kindlad igapäevased rutiinid ja igavad tegevused. Et rutiinid ja kindlad tegevused ning pingutused ei ole mugavad, siis on eesmärkideni jõudjaid väga vähe. Elu pole kerge, aga olulisem sellest on küsimus, miks ta üldse peaks kerge olema. Milles küll võiks peituda ühe kerge elu mõte või võlu? Kui proovime oma elu väga kergeks muuta, on see lõks, kust varem või hiljem väljapääsu otsime, sest elu mõte ei ole paigalseisus, vaid liikumises ja arengus. Lisaks sellele, et elu pole kerge, pole see alati ka õiglane. Pole kunagi olnud, pole praegu ega ole ka tulevikus. Rahune maha. Kes õigluse lõksu kinni jääb, sellest saab ohver. Saa üle olukorrast, mis selle tunde põhjustas. Toetu oma jõule. Tea, kes sa oled. Uuri see välja ja liigu edasi. Millele tahes on vastuseid täis terve maailm. Et iseennast ja oma võimeid siin elus teada saada, on tegelikult rohkem vaja endale küsimusi esitada. Kes ma olen? Milline ma tahan olla? Mida ma püüan saavutada? Mida mul selleks vaja teha on? Millised mõtted ja rutiinid selleks sobivad? Kuidas saada hakkama toetudes iseenda jõule? Kas kaaslased mu ümber toetavad või takistavad mind? Kas ma ikka panustan piisavalt? Mida ma täna enda heaks veel teha saan? Kas lasen end teiste arvamustest liialt mõjutada? Kas ma järgin ikka enda südamekutset? Mis mul on võita, mida kaotada ja nii edasi. Meie aeg siin maailmas on piiratud. Seda pole vaja raisata kellegi teise elu elamisele. Teadmine, kes me oleme, ei ole ega tule kergelt. Võta seda rahulikult. Vahepeal puhka. Me oleme ise oma elu arhitektid ja maailm pole meile mitte midagi võlgu. Ärka. Ärka. 3, 2, 1. Aitäh. Õnnelikku elu. Suur tänu selle sütitava kõne eest. Kuna meie praegune õpilasesinduse president on siit koolist tuult tiibadesse saamas ja peagi uutel jahimaadel, palun sinul, Karmen Sikk, tulla siia, et anda edasi oma õnnistus ja tänu uuele õpilasesinduse presidendile. Ma olen president olnud 2 aastat ja ma olen ääretult tänulik selle usalduse ja nende ääretute võimaluste eest, mis te olete mulle pakkunud. Ma loodan, et ka mina olen teile midagi pakkunud. Olen näiteks koolielu natukene põnevamaks teinud oma tiimiga, aga minu aeg saab vaikselt otsa ja me valisime uue õpilasesinduse presidendi. Aga kõigepealt ma kuulutan välja asepresidendi ja asepresidendiks valiti Greta Loorberg.
nii, ja nüüd presidendi juurde. Presidendiks valiti Eleanor Post. Aitäh! Nüüd annan esinemisjärje üle 9. A-klassile. Meil toimub siis siin nüüd väike saateklipp, juhtum ja saate nime meil ei ole, aga ma saatest midagi ei räägi ka, nii et nüüd kohe saate nautida. Nii, kallid õpetajad, nüüd me teeme teile kiirete küsimuste vooru. Nii, Daniel. Nii, how do you keep your mustache so neat? Good question. Actually, I just bought yesterday some new mustache wax. Very important. It's super expensive. Like one little box with, I don't know how much is in there. It costs like 20 euros. It's so expensive. So yeah, just for you. Nüüd on järg sinu käes. Mida arvad sina lemmikõpilaste valimisest? Kui mul on nii palju lemmikuid, mul läheks küll välimiseks, ma ei oskaks kedagi valida. Aga mul võib-olla natukene seal mõne suhtes on selline eriline tunne. 9. B-d tegelast ma räägin. Kas juhuslikult on teie hobiks kahtede panemine? Jaa, ma olen arenenud. Mõni aasta tagasi suutsin ma ainult ühtesid panna. Jaa, aga mul on teile ka jätku küsimus. Kas te siis lugesite kokku, mitu poissi teil 9. lõpus siis naeratas? 2 tükki jäsid naeratamata. Ma otsin Signet. Kus on Signe? Signe! Kuule, Signe! No, mis meie Saaremaa otsi vastamisest sai? Saite täna, kes vastama tulid. Aitäh teile! Jaana! Nii. Mis on fakt, mida õpilased sinu kohta ei arvaks? Oh my god, oota, ma küsin kohe chatilt. Olgu, nii. Meil oli nii hea küsimus, aga kahjuks seda vist ei ole siin. Aga ma loen ikkagi ette, sest see oli nii hea küsimus. Merili, mis te arvate, mitu märkust oleks mina saanud, kui meie tundi jõudmise rollid oleks vahetuses olnud? Kas Karinit ka meiega ei ole? Karinit ka vist ei ole. Nii, mul teine pool ka. Nii, Mariann. Kust pärineb teiega hundi vastu see viha? Lapsepõlvest. Tatjana, ma just sinu jaoks harjutasin. Ma nüüd lubage, ma veerin välja. Я не говорю по-русски, а как дела? Спасибо, отлично. Очень хорошо. Да.
no Annelit ma tahtsin küsida, et mitu märkust ma praeguse riietuse eest saaksin. Aga teda ka ei ole. Nii, Tiina. Milliseid hingamisharjutusi harrastate enne 4. klassi tundi? Peamiselt ainult väljahingamisharjutused. Olgu. Nii, Peeter. Kas ma nägin Peetrit? Peeter, nii. No te olete meil siin töötanud umbes pool aastat ja me oleme näinud tahvli peal väga palju fännimänni. Kas te olete ära lugenud, palju te neid saanud olete? Ei ole lugenud, aga kuna nad on mul kõik alles, siis ma saan arhiveerida, lugeda, kirja panna ja avaldada. Aitäh! Nii, meie kehalise kasvatuse õpetaja Reet. Meil on teile üks väga põletav küsimus. Ütle nüüd ausalt välja, kumma liikumispäeva kava oli parem, kas A või B klassi oma? A! Nii, ja nüüd tuleb meie viimane küsimus direktorile. Nii, Aavo, mitu tuttavat välismaalt jäi teil meie tunnis mainimata? Iga kord oli keegi tuttav kuskilt. 15. Õpetajad, me oleme teile väga tänulikud, tegelikult oli ju isegi lahe ja no loodame, et kunagi enam ei näe. Aitäh! 9. B-klass on valmis meid kõiki Tummise paroodiaga kostitama. Five hours later. Istus püsti. Okei, nii, exercise 1, esimene, Andrus. 5 hours later. Andrus, sa oled meie elust raisanud 5 minutit. Kui sa oleksid selle kodus ära teinud, oleks see harjutus meil juba ammu ära kontrollitud olnud. Yo, teach, can we go? There seems to be 5 minutes until the end of the lesson, so let's do a quick word. So, does anybody have a guess? Yo, teach, I got a good idea. A 5-letter word. Next. Come on, bro. Oh, Nii vana puutöönikil ja Sireni, Emma on Noora olemas, Mirel. Ja no puudub, okei. Kas me viime, palun ära minna, see oleksid super, üks õpetaja, kes oli varem ära laseks. Nii, tänaseks oli meil siis dialoogid. Nii, alustame siis, kus lähevad Rumet ja Andreas Mati. No ma ei tea, oota Mairi ka ära. Nii, tere. Kas sa ei paneks neile millestki? Ei. Mida täna uuesti algade nootidega alustama? Puudumised. Ma hakkan käskirju tegema, noored. Kui tänast kokku ei võtta, need ära ei põhjenda. Ma ootan veel reedeni ja siis ma hakkan ennast käskirju tegema. Paljadõlad, tüdrukud, te peate hakkama riietuma kohaselt kooli kodukorral. See on rohkem.
kas õpetaja Ravil on ka midagi öelda? Ei, mul ei ole nüüd midagi natuke öelda. Küsimus ei ole, siis ilusad päevalused. nii, hakkame siis lugema, kas me oleme võtnud soo määramise juba? Okei, aga pärilikud haigused. Siis bioloogilise evolutsiooni tõendid. Lehekülg 62-72. Robert, kas sul on loetud, kui sa tahad ise tulla tahvli ette rääkima? Isegi öelnud midagi. Kuulsin küll, sa tahad Joosepi lähedust või? Ma lähen siis töid paljundama. Mingi poeg jah. Rohkem telefoni midagi vähe, et räägib Virgil ära või? Tere poisid, täna olen turg. Mingi jooksul tuleks. Okei. Noh, mis sul juhtus? Lapsel väined. Liigutada saad või? Väga ei saa. See on väike põrutus, pole midagi, mängime edasi. Tere hommikust rääkiste. Nii võite siis püsti jääda, et hakkame kohe hümni. Täna kuulame hästi erinevaid oopereid. Okei, ma mõtlesin, et aasta lõpu käes võtsime terve ühe toreda tunni, et kas te tahate ise midagi valida, mis te teete või vaadata mingit filmi. See on reaalselt tegelikult, et kui olid mingis metsas, olid kaevakas sõbrannadega, tornaado oli nagu täieseks tornaado. Ja siis me tegime nagu mõisavõndel, et oh my god, ma teen snap'e. Ja siis ma olin lahka juba kodus enda voodist ja rõdu peal roigas hiiglaslikud klounid. Ma ärkasin selle peale üles, et ma ärkasin selle peale üles, et nad hüppasid näkku mulle. Jaa, täielikult hirmus. Nägin, et täna koridoris enne keegi tõmbas jäi varetus. Päriselt! Ja seal on meil juba vetsuksel on ka päris läbi võetud. Ja seal on mingi progu vahel, kui need on eraldunud kuidagi. Nagu tegelikult ka või? Jaa, see on tõesti uus. Jaa. Ma pean neid vaatama. Okei, täna tuleb terve, ma toon teile tööd siin. Nii palju teile tänaseks siis
stuudiumisse selle NSV Liidu lagunemise ja Eesti iseseisvuse taastamist. Kas te olete läbi lugenud? Ei. Aga mida? Ma küll panin. Ma panin küll. Aga mina näen. Mina näen. No vot, siin on kirjas. Oi, sa ei tea, mis see tooma või? Ei näe siin kui toom. Vaata. Oho, jaa. Joo, Ville. Tere, None. Teeme see, kui teil on. Ma mahu mere keel. Mis kell on? 14:44. Liisikene. Ma olen 1 minuti pärast kõrvalast, ma olen kurdiks midagi. See aparaat, kui kaske praegu. Kuidas sul on iga kolmapäev mingi arst? Kaheksandate klasside poolt võtab sõnajärje üle õpilasesinduse asepresident Grete Loorberg. Head õpetajad, viimaks ongi käes see aeg, kus jätate põhikooli selja taha. Üks suur ja tähtis etapp hakkab läbi saama. Teekond, mis algas ammu, on nüüd jõudmas punkti, kus edasi läheb igaüks oma rada. Aga olgem uhked, et olete jõudnud pika teekonna lõppu. On olnud palju õppimist, rohkelt naermist, natuke ka stressi ja üsna kindlasti ka neid hetki, kus küsite enda käest. Kas see matemaatika tõesti kunagi päriselt kasuks tuleb? Aga enamus tehtud ja küll tuleb aeg, kus see ära kulub. See, mida te hakkate endaga kaasa võtma, pole ainult tunnistus ja hinded. Te võtate kaasa mälestused, naljad, mida keegi väljaspoolt ei mõista. Sõbrad, kellega koos on jagatud nii häid kui ka halbu päevi. Kogemused, mis õpetasid, et vahel tuleb eksida, et midagi päriselt õppida. Te olete teel ja see tee on alles algamas. Olge uhked enda üle ja hinnake seda hetke, sest te olete seda väärt. Palju õnne üheksandikud ja ilusat tutipäeva teile kõigile! Algab traditsiooniline tutipea aktusosa, mil üheksandikud saavad midagi edasi kinkida. Palun vande andmiseks siia tulla 9. A-klassi ja 8. A-klassi esindajad.
Oskar, anna mikrofon. Kordate minu järgi. Vannun, et matemaatikas jääb X igavesti kadunuks. Matemaatika jääb igavesti kadunuks. Vannun, et klassipõrandat pühitakse ainult siis, kui direktor ukse taha tuleb. Vannun, et vähemalt korra vastate õpetajale, aga ChatGPT ütles nii. Valjemini, kõvasti. Minge põlli ka. Vannun, et korra vähemalt vastan. Vähemalt korra vastate õpetajale. Vannun, et vähemalt korra vastan õpetajale, et ChatGPT ütles nii. Vannun, et koolitoidust räägitakse rohkem kui maailmapoliitikast. Vannun, et koolitoidust... No poole kõlemini, no ikka niimoodi, ja taha üldse ei kuule. Vannun, et koolitoidust räägitakse rohkem kui maailmapoliitikast. See on kõik siis. Klass kutsutakse ka ette ikka. Kutsume 9. klassi. 8. klassi ikka. No tulge! Nii, et te kõik ikkagi ilusti õnnistatud saate, siis te teete kõik ilma viilimata. Teete 30 prääksuga kükki. Kooris tuleb prääks. Nii, 3, 2, 1. Noh. Prääks. 4, 5. Ei viili! Ma ei tea palju! Ja ka pluusi, kus on meie autogrammid peal, teie jumalate autogrammid peal ja siis siin on mõned õpetajad ka, ma ei tea, palun. Maailma mandle andmiseks lavale 9. B, 9. C ja 8. B klassi esindaja. Testing. No nii, 8. B pikka pidu ei pea, tulge siia. Palun. Kõik siia. Palun kõiki. Aga teie 2 olete ees.
kõik koos vannute ja olete valmis? Jah. Okei, korrake minu järel. Vannun, et kasutame autot playbackil ning lippu liikmispäeval. Vannun, et kasutame autot playbackil ning lippu liikmispäeval. Vannun, et iga kord, kui sööklasse lähen, ütlen söögitädile tšau. Vannun, et iga kord, kui sööklasse lähen, ütlen söögitädile tšau. Te küll saate see. Nii, ja nüüd päriselt. Vannun, et osalen igal klassireisil. Vannun, et osalen igal klassireisil. Vannun, et hoian 9. B maine koos lipuga kõrgel. Vannun, et hoian 9. B klassi maine koos lipuga kõrgel, mis asi see on? Vannun, et hoian 9. B maine koos lipuga kõrgel. Vannun, et hoian 9. B maine. Vannun, et hoian 9. B klassi maine koos lipuga kõrgel. Vannun, et hoian 9. B klassi maine lipuga kõrgel. Nii, viimane pingutus. Vannun, et hoian meie õpetajaid ning oleme paremad kui A-klass. No väga tubli, on raske. Keegi tulge võtta autol ka kohe. Mina ei mõtle auto. Kui täna on siia tulnud keegi, kes soovib veel sõna võtta, siis praegu on selleks sobiv aeg. Palun siia tulla 9. klasside esindajatel Jon Joosep Rõugajainenil ja Miia Teele Vingisaarel, kes helistavad viimast koolikella Viljandi Palalinna kooli 60. lennule. Tuult tiibadesse, kallid üheksandikud. Tuult tiibadesse ja mõnusat lendu oma eluteel. Palume kõigil üheksandikudel jääda siia ja otsida välja oma telefonid üheks vahvaks Kahooodi mänguks. Sellele järgnevad mängud kooli ees.